Tere tulemast Eesti Kriketi iga nädala videole. Mina olen Ragne Hallik. Enne kui alustame, ära unusta videole panna like, telli meie kanalit ja jaga seda oma sõpradega, et Eesti Kriket jõuaks üle maailma. See nädal tähistame 20. aastapäeva Eesti Kriketi Liidu loomisest. Soovime teiega jagada mälestusi eelmisest 20 aastast. Siin on eestlased, kes meid aitasid, et siia jõuda. – 2011. aastal valiti Eesti korraldama oma esimest ICC turniiri, Euroopa 3. divisjoni meistrivõistlusi. 2012. aasta juunis muutus Tallinna hipodroom ja Eesti Kriket seni nägematult glamuurseks, kui kohale tulid kaamerad, kommentaatorid ja rahvusvahelised superstaarid Shane Warne ja Liz Hurley. I suppose for Elizabeth and I to come here, Elizabeth loves cricket now over the last I think today hit all new heights. She loved it today, but I was very impressed myself personally to see Slovenia and Estonia today play. I thought the standard of cricket was very encouraging. It was an excellent high standard. The best team won today, Estonia. Yeah! And the wicket, bowled clean. Turniiril osalesid korraldaja Eestile lisaks Sloveenia ja Bulgaaria meeskonnad ja esimesel päeval suutis Eesti mõlemat vastast võita. Free balls. Infoks Bulgaaria koondisel on 7. Ja järjekordne wicket. Teisel päeval võitis Sloveenia Bulgaariat enne kui kaotas uuesti Eestile. On Wednesday nights you have what we're going to have is called Super 8s. Slow ball, Marco pulls it. Oh, Marco. Beautiful Marco shot. pulls the ball for 4. Full blooder, Estonian hook shot for 4. Well, look, I think these days... Sweet shot, Marco. That's fantastic. Marco Vake, Estonian number 5, down on one knee, sweeping the fast bowler for 4 to the boundary. It went like an absolute... Viimasel mängupäeval võitis Sloveenia taas Bulgaariat ja Eesti kaotas üllatuslikult Bulgaariale. Bowler in. Katlanski into Marco Vake. Marco backs it beautifully off his hip for a single down. Hoolimata sellest kaotusest krooniti Eesti suurepärase koduse turniiri võitjaks. Oli suur au korraldada ICC turniiri nii varakult meie kriketi teekonna alguses. Alates sellest turniirist on meeste rahvuskoondist saatnud tõusud ja mõõnad, kuid pärast T20 staatuse saamist 2018. aastal oleme jälle tõusuteel. Sellest ajast saadik oleme külastanud Küprost ja Soomet ning 2022. aastal osalesime esmakordselt maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril. Meeste rahvuskoondise tulevik tõotab tulla väga põnev, sest juba sel aastal on ootamas mitmed turniirid ja edaspidi toimuvad maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniirid iga 2 aasta tagant. Meeste rahvuskoondis on viimase 20 aasta jooksul võistelnud paljudel rahvusvahelistel turniiridel, aga nendest kõige erilisem võib olla siiski Balti karikas. Esimene turniir peeti 2009. aastal Lätis, kus võistlesid omavahel Eesti, Läti ja Leedu. Turniir leidis aset kuni 2018. aastani, pärast mida tuli 2-aastane paus ja turniir elustati uuesti 2020. aastal koos kriketiväljaku avamisega Diskres. Üle aastate on osalenud meeskonnad Eestist, Lätist, Leedust, Venemaalt ja Soomest ning 2023. aastal ühineb meiega Island. Balti karikas on ainulaadne turniir, kus meeskonnad, kes ei ole veel saavutanud rahvusvahelise kriketikantselei staatust, saavad võimaluse osaleda hästi organiseeritud rahvusvahelisel turniiril, kus on professionaalsed kohtunikud ja rahvusvahelistele nõuetele vastav kriketiväljak. See turniir annab võimaluse tähistada Balti riikide omavahelist sõprust ja loob võimalusi individuaalsete sidemete loomisel kõikide kriketi armastajatega läbi selle regiooni. The first 4 and it is. But it's going to take 2 boundaries and over. Yeah, that's it. I'm not seeing them come at this stage, although there's one of them. Okay. Through, and he comes and bang! Bowled in. Off stump, out the ground. Praegune meister on Läti, kes võitis oma esimese Balti karika pärast 2011. aastat. Selle aasta Balti karikas leiab aset 5. ja 6. augustil, kus osalevad Eesti, Läti, Leedu ja Island.
Tulge kõik Diskrasse meie koduväljakule ja elage kodumeeskonnale kaasa ning kogege rahvusvahelise kriketi põnevust. Naiste kriketil on olnud alati oluline roll Eesti kriketimaastikul. Eesti kriketinaiskond on võistelnud rahvusvahelisel areenil alates 2012. aastast, mil nad kutsuti osalema naiste T20 turniiril Hollandis Utrechtis. 2013. aastal oli meil au osa võtta turniirist Itaalias, Bolognas, kus tegime tugeva soorituse ning võitsime Gibraltari. 2022. aastal alustati taas Finnest Cupiga ning meil oli võimalus Helsingis jällegi võistlus maha pidada. Loodetavasti saab see olema traditsioon. Eesti esimene naiste liiga kriketimäng toimus 2022. aastal. Tänavuseks aastaks on planeeritud vähemalt 5 võistlust. Mängudele on võimalik tulla kaasa elama 21–23 juuli kriketiväljakul Diskres. Miks mitte tulla ja toetada oma rahvusnaiskonda juulis, kui nad mängivad oma esimesi T20i mänge. Eesti Kriketileet teeb igapäevaselt tööd, et pakkuda Eesti naistele võimalusi mängida nii kodus kui ka võõrsil. Ootame, et naiste kriket Eestis jätkab tulevatel aastatel jõudsalt kasvu. Eesti Kriketiliiga alustas 2007. aastal 4 tiimi osavõtul. Need olid Tallinna Old Boys, Tallinn, Reval ja Kalev. Mina kui Kalevi kapten, mul on au öelda, et ma olin esimene Eesti meister kriketis. Liiga jätkus erinevates formaatides kuni 2013. aastani, mil asutati Eesti esiliiga. Liigast võttis esialgu osa 3 võistkonda, Tallinn, Saaremaa ja United. Karikavõitjaks tuli esmakordselt Tallinn Cricket Club. Need 3 klubi on alles ka 10 aastat hiljem ning jätkuvalt võistlevad Estonian Premier Liiga tiitli peale. 2017. aastal hakkas liiga laienema ning liitus 2 uut klubi, Eesti Tigers ja Viking Stars. 2019. aastal liitus võistkond Tartust, kellele järgnesid Rising Stars, Stallions ja teine Tartu meeskond Wolves. 2020. aastal pani esimene Eesti klubi välja ka teise meeskonna EPL-ile, milleks oli Tallinn United Falcons. 2021. aastal liitusid EPL-i liigaga juba 11 võistkonda ja uued liitujad olid Riders, Strikers ja Eagles. Sel aastal jaguneb EPL juba 2 divisjoni ning Strikers ja Stallions panevad välja 2 võistkonda. Eesti kriket jätkab kasvamist igal aastal. Sel aasta EPL-i liigale lisaks on meil olemas ka Pro 40, Super 8, T10 ja siseliiga. Kõigele sellele lisaks alustab ka naisteliiga tegevust. Eesti Kriketiliit teeb tööd selle nimel, et avada Tartu liiga ning loomulikult jätkatakse tööd ka selle nimel, et kriketit tutvustada ja laiendada üle Eesti. Kriketitreeningud toimuvad nii Tallinnas kui Tartus ja just praegu on parim aeg Eesti kriketiga liitumiseks. Eesti Kriketiliidu üks suurimaid prioriteete on viia sport eestlasteni. Natives Cup oli ainulaadne turniir, mis toimus aastatel 2014–2019 Poolas Varssavis. See andis Euroopa riikide põlismängijatele võimaluse mängida üksteise vastu rahvusvahelisel turniiril. 5 aasta jooksul osalesid võistkonnad Eestist, Ungarist, Serbiast ja Poolast ja 2016. aastal saatis Eesti isegi 2 võistkonda esindama. Eestit tagas suur edu võites turniiri 3 korral. Natives Cup oli fantastiline turniir, mis andis kohalikele eestlastele hämmastavaid kriketielamusi.
Turniir ei ole toimunud pärast seda, kui Covidi pandeemia aastal 2020 sundis selle ära jätma, kuid tahaksime seda lähiajal taas käima lükata. Oleme jätkuvalt pühendunud sellele, et pakkuda eestlastele kõiki võimalusi kriketimängu avastamiseks ja mängimiseks. 2022 aastal sai Eesti Kriket auhinnatud Ülemaailmse Kriketi nõukogu poolt globaalse digitaalse fänni kaasahaarava auhinnaga, kasutades alati olemas digitaalse meedia strateegiat. Võitjad valiti sõltumatu žürii poolt, mis kujunes 12 liidrist, kelle hulka kuulusid ka täisliikmelised tegevjuhid, endised ülemaailmsed mängijad ja ICC kuulsused. Paljud inimesed ja projektid aitasid meil võita, välja tuues meie annetus Crypto-Covid abifondi Indias, mida toetas ülemaailmne legend Brett Lee. ECA arendatud skoorimis- ja striimimisäpp. Live-ülekanded kodustest ja ülemaailmsetest mängudest aastaringselt. Ennenägematu sotsiaalmeedia kasv. Tänu lõbusatele ja põnevatele algatustele ja fännide kaasamine Facebookis, Twitteris ja Instagramis. See oli suur au võita selline auhind ja näha Eestit tunnustatuna globaalselt. Meie pühendumus edendada kriketit Eestis on olnud jätkuv EKL-i eluaja jooksul. Ja seda kõike tänu mitmetele vabatahtlikele, kelleta me poleks edukad. On ülimalt tasustatav näha, et niivõrd väike riik on tunnustatud ICC poolt ja see motiveerib meid jätkata seda rasket tööd, et viia kriket üle riigi. Me jätkame enda arendamist, et enda digitaalseid fänne kaasata eesmärgiga, et iga eestlane teaks, mis sport on kriket. Meie tagasihoidlikust algusest on Eesti kriket kasvanud 11 klubini ja üle 135 registreeritud mehe, naise ja lapseni, kes mängivad liigades aastaringselt. Meil on suured plaanid kasvada, mille hulka kuulub kriketi viimist erinevatesse linnadesse ja jätkame tööd suurema eesmärgi nimel, mis on 1000 Eesti last kriketit mängimas. On imeline näha, kui kaugele me jõudnud oleme. Head 20. sünnipäeva Eesti Kriketiliit. Me ei jõua ära oodata, mis järgmised 20 aastat meile toob. Aitäh meie sponsoritele HML Project Management, Nordcom Betoon ja sportsbet.io teie jätkuva toetusest Eesti kriketile.